Selles videos näitan, kuidas lisada SCORM õppemoodulisse enesetesti küsimusi ja harjutusi. Küsimusi ja harjutusi, nagu ka muud tüüpi sisu, saad lisada õppetüki või infoobjekti sisse loodud lehele või lehemalli. Lehele küsimuse lisamiseks ava vastav leht. Selleks klikka lehe nupul Muuda või lehe nime peal vasakul olevas navigatsiooniveerus. Leht avatud, klikka soovitud kohas triibulisel ribalehk järjehoidjal ning vali Sisesta küsimus. Avaneb uue küsimuse lisamise dialoog. Küsimuste arsenalis on erinevat tüüpi ülesanded. Valikvastustega küsimustest kuni pildil õige punkti tuvastamiseni. Küsimuse tüüp valitud, klikka nupul Salvesta. Tutvustan lähemalt, kuidas luua valikvastustega küsimust. Esmalt anna küsimusele nimi. Õppija seda ei näe, aga see aitab sul küsimust leida ja teistest küsimustest eristada. Sisesta küsimus ja määra lubatud katsete arv. Enesetesti küsimuste puhul võiks lubatud katsete arv olla piiramata, ehk 0. Kui soovid, et Ilias vastusevariantide järjekorda küsimuse igal kuvamisel muudaks, tee linnuke valiku Sega vastuseid juurde. Sisesta esimese vastusevariandi tekst ja määra selle vastuse valimise eest õppijale antavate punktide arv. Järgmise vastusevariandi sisestamiseks klikka rohelisel plussmärgiga nupul. Soovi korral saad vastusevariandi teksti juurde lisada pildi. Vastusevariantide pilte saad vähendada ja nende mõõtmeid ühtlustada, määrates pisipildi suuruse. Nüüd tutvustan ka järjestamisülesande loomist. Esmalt otsusta, kas ülesandeks on teksti või piltide järjestamine. Kui piltide, klikka nupul Järjesta pildid. Kui teksti, jätka samas dialoogi aknas. Sisestanud küsimuse nime, teksti ja lubatud katsete arvu, lisa järjestatavad nende õiges järjekorras. Määra ka õppijale õige lahenduse eest antavate punktide arv. Kõigi küsimuse tüüpide puhul saad õppijale anda automatiseeritud, kuid vastavalt õppija edenemisele kohandatud tagasisidet. Tagasiside lisamiseks klikka küsimuse menüüs nupul Kiire tagasiside. Siin saad nii-öelda programmeerida, millist tagasisidet õppija näeb, kui ta on lahendanud ülesande õigesti ja kui ta on eksinud ülesande vähemalt ühes elemendis.